Kõige põletavam küsimus näib olevat, et kas Vabariigi Valitsuse korraldus, millega piirangud on pandud, kehtib kõikidele või ainult ametiasutustele. Levib info, et kui inimene ei tööta valitsusasutuses, siis tema korraldust täitma ei pea. Võtame selle teema siis korra ette. Väärinfo levitajad loevad Vabariigi Valitsuse seadusest, kus on tõesti kirjas, et valitsus saab anda korraldust ametiasutustele. Aga valitsus saab anda korraldust ka eriseaduste alusel. Ja praegu vaidluse all olevad piirangud kehtestab valitsus nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse alusel, ehk siis NETS-i alusel. Selles seaduses on Riigikogu andnud suunise, et kui epideemia tõttu kehtestatav piirang on suure ühiskondliku mõjuga, siis tuleb see kehtestada Vabariigi Valitsusel ja Vabariigi Valitsuse korraldusega. Kui me nüüd läheme selle seaduse kõige esimeste paragrahvide juurde, siis seal on sõnaselgelt kirjas, et see seadust kohaldatakse kõigile Eestis viibivatele inimestele. See tähendab, et ka kõiki selle seaduse alusel antud korraldusi kohaldatakse kõikidele Eestis viibivatele inimestele. Ja põhjus selleks on lihtne. Haigusel ei ole vahet, kas inimene töötab ametiasutuses või mitte. Kas ta on politseinik, õpetaja, müüja, Soome turist või Ukraina ehitaja. Haigusel ei ole vahet, kus inimene töötab ja sellepärast peavad piirangutest kinni pidama ikkagi kõik inimesed. Seega tuleb valitsuse korralduse tähendust otsida NETS-ist, mitte Vikipeediast.